seda, et tegelikult vaim toetub nii palju oma eelmistele eludele. See on iga teema, nii suur teema, kui me üldse partnerist räägime, et partnerid ei tohi taotleda päästmiseks, ei tohi taotleda, et peaks sellepärast tulema mees või naine kuidagi päästab mingist olukorrast või siis peab päästja tulema, saad aru, mitte mees ei tule, mitte nagu elupartner, vaid tuleb päästja. Siis on see, et kõrvalteel võib sattuda täiesti peenele oksale. Selle tunneb selle järgi ära, et elu on nii väikeseks muutunud, nii kitsaks ja väikeseks ruumi ka enam ei ole eriti mitte midagi põnevat meie siis tõelise olemuse jaoks, et oleks juba pensionär. Tahaks juba rahus saada pensioni ja kaks rohkem mälestada. Tahaks juba saada pensioni ja lihtsalt elada seal majakeses niimoodi lihtsalt. See on tema kõrgem visioon. Saad aru tegelikult teatud vabadus on ju, et elab nagu endale. Et tal on see oma majake, ta ei vajagi nii palju. Aga ta ei oska seda teistmoodi ette kujutada, ta kujutab ette, et seda saab ainult hästi vana. Ega reaktsioonid ja sellised takistavad, piiravad uskumused. Vot see on nüüd see teine näide, kus me oleme peateel, aga piiravad uskumused aeglustavad või peatavad liikumise peateel. On vaja tegeleda nende uskumuste isikliku jõuga, et ei oleks kindlasti kriisi kehas ja meeles psüühikas. Ja siis tuleb see jõud taha ja inimene läheb. Rohkem lõdvestuda elus. Üks põhiasi üldse. Ja ka vastuvõtudes näen seda, et ükskõik kui geniaalne inimene ei ole, üks suurimaid esimesi probleeme on, kui inimene üldse ei oska lõdvestuda. Varem või hiljem on nagu nii ummikus. Päriselt ka. Plastiline, voolav, paindlik eluteel. Nii ei kaota küll mitte kunagi. Ma ei ole kunagi seda näinud ega kuulnud ega kogenud. Ühesõnaga, rollid mõjutavad meid tohutult ja neid peaks puhastama. See ei ole tõesti minu idee, see on tõesti, et kogu aeg me ei kutsu, aga aeg-ajal kutsume kohale, kui kanaldame, et need meistrid puhtas loovas energias, kes siis täielikult toetavad meid teadlikuks saamise teel, nii-öelda valgustumise teel ja üldse toeks inimkonnale selles mõttes kindlasti alati kontrollida selle ära. Ja puhas loov energia, saate aru, see on nagu puhas A4 paber, valge. Ei ole niimoodi, et puhtas loovas energias on, ma ei tea, mis üles ehitatud või midagi. Ei, seal on kõik võimalused. Puhtas loovas energias on ainult nõuend ja seega tuleb seal oma loomisega tegeleda. Siis ma juhendan täpsemalt, kuhu sisse saab panema rolli, puhastuma, uuenema, saab täita kõrgema teadlikkusega, aga uskumatu, kuidas see kõik tööle hakkab. Kas kutsutakse pidevalt hüüdnimega, aina? Võta see hüüdnimi, ma tunnen, et kästakse, võta. Ja siin on tore, võtta millegi pärast eelmise praktikal ei olnud nii kohal, nüüd on täiega meistrika kohal, see on huvitav, täiesti. Mulle tundub, et see on tõesti lihtsam viis, kuidas puhastuda, aga vaatame. Natukene alati oleneb inimesest ka. Mõnikord on nii, et 95% puhastub kõik ära, ja näiteks mingi mõne kogemusega elus on nii, või eelmisest elust on nii, et tuleb teha mingi eraldi praktika, mingi ekstra praktika ja hullem, mis olla saab, on see, kui me ukume siia materiaalsesse ellu ära, samastume oma tavateadusega, oma rollidega, samastume täielikult, saate aru, üle pea. Kas te olete väga väsinud praktikat teha? Ei.